et kui isegi juhtub see, et sa siin episoodil, ma ei kuule iseennast päris halba rääkida. Niimoodi. See on teine nupp veel, no nii. Nüüd juba läks paremaks. Nii, ma panen Matiga maha. Muidu te kuulete ma need klaasiga lõbineid siin igasuguseid. Vabandust, ma lähen kähku toon endale vett. Ma ei ole endale vett toonud. Okei. Nii, ma olen valmis. Tere jälle Algorütmi kuulama, eetris on meie 306 episood, mille toovad teieni Nortal ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja täna koos minuga Erik Jõgi. Mis siis vahepeal juhtunud on? Päris põnevaid asju, et nimelt siis üle-eelmine episood, kui me tegime Stenveriga, rääkisime AI praktilisest kasutusest, siis ta mainis sellist baasnimelist AI koodi ülevaatuste lahendust ja see siis Algorütmi kuulajate külastatavus jõudis ka nende radarile, et tekkis selline hüpe nende külastatavuses ja selle peale võtsin mina nendega ühendust ja sain Algorütmi kuulajatele ka magusa sellise 50% soodustusega koodi 3 kuuks, mille te leiate üles meie Discordist, et kui keegi tahab AI koodi ülevaatusi katsetada mõned kuud parema hinnaga, mis ta ei ole tegelikult üldse kallis niisama ka, aga siis sealt saab sooduskoodiga veel alla. Et see on selline kihvt asi, ma arvan, mida katsetada ja ma tahaks tegelikult selliseid diile veel nagu ettevõtetega teha, et pakkuda meie kogukonnale siis midagi pisut rohkem kui häid episoode. Mõtteid juba on. Nii, aga Erik, mis sul vahepeal juhtunud on? Käisin abiks tuleval arendussprindil, mis on võib-olla omaette põnev teema kunagi rääkida sellest, kuidas tuleva enda infosüsteemi arendab, kes ei tea, mis tuleva on, siis minge vaadake. Sellise hackathoni vormis seda vist, ne? Mitte nüüd päris hackathon, ta on ikkagi nagu päris töö, lihtsalt jah, see seltskond, kes kokku tuleb, on nagu, ütleme nii, et ühekordselt kokku pandud tiim, me olime nädal aega, tegime kontsentreeritult tööd, 6 vist, kui ma õigesti mäletan, ja nüüd see nädal jälle läksime laiali, inimesed olid erinevast kohast, osaliselt niimoodi kutsutud, osaliselt kuulutuse peale tulnud arendajad, aga sai päris lahe kirjutiim ja tegime jälle ühe järgmise nii-öelda etapi valmis tuleva jaoks. Kõlab väga põnevalt, mul on kohe hästi palju küsimusi, aga ma hoian ennast tagasi, et võime eraldi episoodi ja ma arvan, et siis võib sealt kutsuda kellegi külla, Erko sealt tuleb ja hea meelega räägib kindlasti. Et see on selline põnev mudel ka, mulle tundub, kuidas nagu arendust teha, kuidas siis võimendada lühiajaliselt enda nagu arendusvõimekust ja siis natuke crowdsourcingu vormis ka. Nii, aga tänases episoodis täna me räägime droonidest üldse, mis on jälle natuke riistvarale lähemal teema. Kahjuks me vist räägime AI-st ka, et ma ütlen kahjuks sellepärast, et me viimased episoodid on väga palju AI-st rääkinud ja siis tundub, et me muutume natuke selliseks AI podcastiks ära, aga räägime droonidest. Ja küll oleme kutsunud endale Lendurai tegevjuhi Siim Maiveli, kes alustab sellest, kuidas seda ettevõtte nime siis hääldama peaks, et kas see Lendurai või kuidas see eesti keeli kõlada võiks? Lihtsus huvides võib-olla lihtsalt Lendurai, et siis on igas keeles samamoodi. Jah, okei. Nii, aga tere tulemast, Siim. Kuidas sa Lenduraini jõudsid? Et me oleme nagu alati alustanud sellest, et meie kuulajad ka külalised ka pisut tutvustavad ennast, et tutvusta siis sinagi pisut ennast, et kuidas sa tulid selle mõtteni, et hakata droonide sisse tarkust panema? Jaa, et enne Lenduraid ma töötasin Boltis, et Bolti ma läksin nüüd juba 7 aastat tagasi. Alguses olin selline andmeteadur, masinõppeinsener masinnägemise probleemidega. Ja siis juhtus nii, et lõpuks ma
juhtisin kogu seda masinõppe organisatsiooni ja valdkonda. Aga peale sellist ligi 5 aastat tegutsemist tuli selline tunne jälle peale, et tahaks uuesti midagi ise alustada, sest et enne Bolti olin finantstehnoloogia valdkonnas, kus asutasime ettevõtte Investly. Aga see ei olnud tegelikult siuke sirgjooneline tee, et kohe peale Bolti ma teadsin, et see on, mida ma teha tahan, et ma võtsin tegelikult aja maha paariks kuuks. Mind huvitas ise juhtivad sõidukid ja see valdkond, sest et läbi Bolti mul oli võimalus Tartu Ülikooli ise juhtivate sõidukite laboriga koostööd teha ja võib-olla näha, et mis need siis kõige võimekamad nagu lähenemised ja tehnoloogiad on. Ja kui ma hakkasin sinna sisse vaatama, siis see oli siis 2023, mis oli siis ChatGPT aasta, võib öelda, kus ainult sellest räägitigi, aga mis võib-olla laiemale üldsusele läks märkamatult, oli see, et Zürichi ülikooli siis drooni uurimislabor avalikustas sellise laheda YouTube'i video ja paberi Agile Flight in the Wild vist oli selle nimi, kus nad panid drooni peale Jetsoni arvuti ja olid stiimulõppega treeninud selle autonoomselt navigeerima stereokaamera abil ja see suutis lennata siis 40 kilomeetrit tunnis läbi metsa, kõik siis selle pardal oleva autonoomiaga. No isegi toona juba see droon pidi päris suur siis olema, sest see Jetsoni kaamera päris USB pulk ei olnud, ta on ikkagi ju ütleme sellise nagu landscape'iga ma saan aru, et ja natuke siis turskem oma profiililt. Jaa, see oli siuke, ütleme siis labori katsetuseks tehtud, et ega ta väga elegantne toode välja ei näinud, aga selles suhtes, et ikkagi kõik toimus seal pardal. Ja see tundus väga huvitav, et see oli nagu tegur mitmest asjast, mis oli juhtunud, et arvutid olid muutunud odavamaks, efektiivsemaks, algoritmid olid läinud paremaks ja see innovatsioon, mis seal oli nagu toimunud, oli väga mitme asja koos mõjul. Ja siis tulemus oli see, et oligi saavutatud täiesti uus selline võime, mis võib-olla enne oli kätte saamatu. Ja mida ma veel sain aru, oli see, et autonoomia õhus on tegelikult palju lihtsam probleem, kui see on maa peal. Sest et põhiline probleem isejuhtivate sõidukitega on see, et kuidas sa ennustad, et laps hüppab bussi tagant välja, et sa pead tegema nii palju loomusest tulevaid ennustusi, mis vajabki sellist väga kõrget intelligentsi või siis väga suurt andmete kaardistamist ja andmestiku tekitamist. Aga õhus on sul tegelikult võimalik, esiteks ei ole teatud turvalisuse probleeme, on teistsugused turvalisuse probleemid. Ei ole lapsi, ei ole busse ja ka tegelikult on sul võimalik, ütleme nii siis korrigeerida enda trajektoori rohkemates suundades. Et see teeb selle nagu kommertsarenduse lihtsamaks tegelikult. Ja see oli nagu selline, ma ütleks, intellektuaalne huvi, et tundus hea ajastus, millal hakata selliste lahenduste tootestamisega tegelema. Siis muidugi teine huvi oli see, et Boltis töötades oli väga tugev kokkupuude ka Ukraina sõjaga. Ma mäletan kohe, kui sõda algas, meil oli juhtkonna siis lähetus, kus kõik olid koroona karantiinis ja esimesel nädala jooksul tehti väga palju otsuseid. Boltil sellel hetkel oli umbes 200 liikmeline meeskond Ukrainas. Ja need paljud inimesed olid otse sõja poolt mõjutatud. Ja Bolt võttis väga tugeva seisukoha. Esimesel nädalal juhtkond annetas 5 miljonit otse Ukrainale, et neid toetada.
võttis väga tugeva seisukoha ettevõttena, mida sellel hetkel ei olnud üldse, mis ei olnud nii laialt levinud. Ja ka palju selliseid üksikuid isiklikke suhteid, et ka minu meeskonnas oli mitmeid ukrainlasi, mitmeid venelasi, teistest rahvustest samamoodi, et see sõda võib-olla mõjutas mind isiklikult päris suurel määral. Ja ütleme nii, alates 22. aastast, kui see pihta hakkas, siis ma arvan, et see on paljudel inimestel võib-olla olnud siuke nagu teekond, et alguses oli siuke paanika, kõik tundus nii uskumatu, kuidas see võimalik on, siis tekkis võib-olla siuke meeleheide, et Eesti on nii väike, ükskõik mis ma teen, sellel on nagu, ei ole piisavalt nagu tulemit, ma ei saa midagi ennetada. Ja siis oligi iga inimene mõtles, et see, kes soovis panustada, et mis see nagu õige koht on. Ja ütleme, mina olen ilmselt väga kehv sõdur, sest mul seda väljaõpet ei ole nii palju ja see mõju, mis ma seal avaldada saan, on võib-olla piiratud. Aga millest ma sain aru, oli see, et võib-olla autonoomsete droonide võimekusega ma saan panustada siis oma ülesannete kõrguselt. Ja siis see oligi selline, ma ütleks, ideaalne siis segu sellest missioonist ja võib-olla intellektuaalsest huvist selle valdkonna vastu. Ja siis ütleme, kui see nagu peas ära klikkis, siis peale seda on olnud selline täiesti üli eesmärgi kindel tegutsemine ja väga suur selline missioonitunne, ja võiks öelda. Nii on hea asju teha. Ma saan aru, et sellest ajast saati on Lendurai kõvasti kasvanud ka, nagu tiimi mõttes on ka päris huvitav komplekt koos, et sina oled Bolti taustaga, ma nägin, et seal oli ka mehi, kelle taustaks oli Starship ja Open Cosmos, et nii siis mobiilsus, äri, autonoomne äri ja siis kuni nagu siis kosmoseni välja, et see on ka päris kihvt, et kui suur see tiim täna on, kas te teetegi seda kolmekesi või on seal tegelikult rohkem inimesi taga? Ütleme nii, esimese sellise toote, mille me siis suutsime ära testida ja ka esimesed prototüübid võib-olla müüa, tegimegi sükse 4-5 liikmelise meeskonnaga, et lisaks 3 kaasasutajal olid mõned inimesed veel. Kelle garaažist te tegite seda? Me tegime seda, see oli peaaegu garaaž, see oli siuke ruum, kus oli ühe teise kontori väga palju siukest koli ja siis kuna me palju ruumi ei võtnud, siis saime seal teha, aga oli väga palju sellist, ütleme, neid droone on ju vaja lennutada, ja siis kellelgi on kuskil talu, on mingeid muid kohti, et põhiline asi, mida ma ise esimestel kuudel märkasin, oli see, et olles nii kaua nagu tehnoloogia sektoris töötanud, siis ammu ei olnud igapäevaselt harjunud siis bensiinijaama toitu sööma ja õues aega veetma, aga see oli kohe, mis tuli nii-öelda selle katsetamise ja kõige sellega kaasa, et üks kõige suuremaid plusse võib öelda, et meie inseneridele on see, et saab palju aega vabas looduses veeta. Värskes õhus, see võib päris väsitav olla ka. Aga et alustasime 5-liselt, aga täna tegelikult on meid juba 20 inimest tegelikult. Ja see kasv on tulnud nüüd väga kiiresti viimase poole aasta 9 kuuga, et just me oleme seda inseneride meeskonda päris palju väga häid inimesi palganud ja ka äriarenduse nii-öelda funktsiooni loonud sisuliselt. Aga peamine fookus on ikkagi droonide peale, et ei ole võtnud seda mingit laiendust, et teeks nagu ka teisi autonoomseid sõidukeid, et või teisi lendavaid sõidukeid siis autonoomseks. Et kuidas me enda seda tegevust määratlema ongi see, et me võimaldame siis mehitamata õhusõidukitel
oma ülesandeid täita ilma raadioside või satelliitnavigatsioonita. Ja esimene nii-öelda toode, mille kallal me töötame, on siis multirootor, selline droon. Aga meil on tegelikult 2 viisi, kuidas me töötame. Üks on see, et me teeme oma toodet ja teine on see, et me töötame koos ka teiste droonitootjate ja võib-olla kaitsetööstuse ettevõtetega, et nende siis olemasolevatele õhusõidukitele meie arendatud võimekused peale integreerida. See tundub valdkond, kus täna on konkurents nagu ülitihe, et kui palju seda ise sa tunned ja kui palju või mille osas siis Lendurai tegelikult nagu eristub, et kuidas selles konkurentsis nagu ellu jääda, kuidas kasvada nagu 4-20-ni, eks ole? See on hea küsimus, et tihtipeale drooni ettevõtteid on väga palju, eks. Aga mis asi on drooni ettevõte? Et näiteks seda FPV drooni teha, see on nagu iga inimene, kellel on jootekolb ja AliExpressi konto ja krediitkaart, eks. Olid jupid ja hakkad konstruktorid kokku panema põhimõtteliselt. Ja kui suudad hea PowerPointi ka teha, siis ongi juba drooni startup. Et tegelikult on väga palju ka tõsiseid meeskondi, aga reaalsuses on see, et see põhi nagu võtmetegur on see, et isegi drooninduses sul on droonid, mis lendavad 5 kilomeetri kaugusele, sul on droonid, mis lendavad 500 või isegi 1000 kilomeetri kaugusele. Ja need on kõik tegelikult ju mehitamata õhusõidukid. Ja need tooted on väga-väga erinevad, need vajadused on väga-väga erinevad ja ka see, kuidas neid autonoomseid võimekusi sinna peale luua on ka erinevad, sest et üks asi maksab sul võib-olla 200 000, teine maksab 500 eurot. Ja see diapasoon on väga suur, et isegi kui öeldakse, et on väga palju drooniettevõtteid, siis on aga ka nii-öelda nende võib-olla siuke koondsõna, mis on Ukraina sõjaga väga ilmsiks saanud, on see, et need on mehitamata sõidukid. Et kui sa ei pea inimest saatma kuhugi, kus masin suudab töö ära teha, siis see on kindlasti parem lahendus. Sa hoiad enda sõdurit, sa suudad võib-olla saavutada rohkem ja ühe inimesega sa suudad rohkemaid platvorme juhtida. Ja see on tegelikult see põhiline fundamentaalne siis muutus, mis on tekkinud. Et varem see, ei olnud selliseid konflikte, kus see oleks nii massiliselt olnud siis rakendatud just sõjaväelaste poolt. Et nende droonide peal ka ei ole loodud fundamentaalselt mingisuguseid uut tüüpi tehnoloogiat. Pigem, mis on juhtunud, on see, et olemasolevaid tehnoloogiaid on huvitaval viisil kombineeritud ja võib-olla tootestatud ja mis Ukrainas on väga selgelt ka toimunud mõlemalt poolelt, on see, et relvajõud on neid hakanud kasutama ja pidevalt innoveerinud seda, et kuidas ja mis eesmärkidel neid kasutada. Sinnamaani, et see sõja jooksul need arengud olnud nii kiired, et endalgi on väga raske kõigepealt esiteks kaasas püsida ja veel sealt edasi ennetada mingisuguseid asju. Et see innovatsioon toimib, ma ütleks, lõppkasutaja poolelt, vaenlase poolelt ja ka tehnoloogia poolelt. Et mis siiamaani on nagu toimunud, on see, et hästi palju on olnud sükest integratsioonitööd, et on loodud siis need õhusõidukid, mis töötavad, mida on odav toota ja mis skaleeruvad, aga nüüd on üha rohkem ja rohkem saab määravaks see, et mis see droon siis nagu teha suudab, et mis on see tarkvara seal peal. Et meie ka alustasime kõikide komponentide integreerimisest ja nüüd, kui need on integreeritud ja töötavad hästi, saab üha rohkem ja rohkem lisandväärtust selle tarkvaraga looma hakata. Ja ma ütleks, et neid meeskondi ja ettevõtteid, kellel on seda võimet, et seda kiiresti ja efektiivselt ja tulemuslikult teha, et neid on natukene vähem kui neid droonitootjaid. Ja sellepärast, kuna meil see ekspertiis ongi, siis me ei proovi Ukraina ettevõtetega kuidagi võistelda, neil on väga fantastiline
oma tööstusbaas, me proovime neid toetada seal, kus võib-olla neil endal pole nii palju ressurssi, et olla nii-öelda kasulik seal, kus on võib-olla siuke auk. Aga nüüd selle võimekuse juurde, et mida selle Endurai siis võimekust, mida ta sinna droonidele pakub, et see läbi metsa lendamine, noh, ainuüksi see ei ole nagu päris see funktsionaalsus, mida vaja on, eks ole, et ühel hetkel see droon jõuab metsast välja ja siis ta peaks midagi muud tarka ka tegema seal. Just. See oli üks nagu esimene siuke suur üllatus, nagu ikka on masinaõppeprojektide puhul, et see tundus hästi lahe ja efektne asi, aga siis selgus väga kiiresti, et tegelikult ei ole vaja, et keegi metsas nagu väga kedagi taga ei aja. Aga sa võid üle metsa lennata lihtsalt. Täpselt. Ja neid sihtmärke ja tegutsemiskohti on väga palju erinevaid, mis on väga palju, osa nendest on ka palju lihtsamini lahendatavad. Aga ütleme nii, põhiline probleem on siis see, et need droonid on väga odavad, nad lendavad väga kiiresti, neid on keeruline tuvastada ja neid on väga-väga raske alla lasta. See nii-öelda muutub ajas, aga endiselt on raske alla lasta. Ja põhiline viis, kuidas nende vastu võideldakse, on siis see, et sa segad seda raadiosignaali, millega siis neid juhitakse. Ja teine variant on see, et sa segad siis satelliite, GPS-i. Ja seda on väga lihtne teha, kuna GPS-signaal on väga nõrk, kui ta jõuab maapinnani. Ja mõlemad pooled seda... Kui sul nüüd droonil kumbagi ei ole, et ta täiesti autonoomselt videopildi järgi lendab, siis on veel raskem teda sealt kätte saada õhust. Täpselt. Ja see ongi see, millega me tegeleme, et siis võimaldada navigeerida üle maastiku kaamera pildi abil sõjalis siis seda peab suutma teha nii ütleme tavalise kaamera kui siis infrapunakaameraga, et ka öösel see võimekus toimiks. Siis suuta tuvastada objekte, suuta sihitada, jälgida sihtmärke, kõike seda, mida võib-olla inimene teeks muidu, aga et siis seda saab teha selle õhusõiduki pardal. Ja see ei tähenda seda, et inimesed, tavaliselt järgmine küsimus on, võib-olla sinu küsimus oleks olnud ka see, et kas ta siis ise otsustab, ise leiab sihtmärgid ja ise hävitab. Vastus on ei. Esiteks ei ole kasulik lahendus, teiseks nagu lõppkasutaja tahab olla ka valideerida, näha, suunata seda lahendust. See pigem tähendab seda, et operaator peab vähem tööd tegema, et õhusõiduk lendab ise ja senikaua, kuni raadioside säilib, on võimalik alati missiooni siis korrigeerida, muuta, täiendada, aga kui ei säili, saab missioon tehtud sellest hoolimata. No see, ütleme autonoomse otsuse tegemine, see on juba nagu veel kordades keerulisem väljakutse, et sealt inimest välja võtta on nagu väga-väga raske. Mind ennast huvitab rohkem, kuidas need asjad töötavad. Et mis seal drooniga koos lendab, milline see kaamera seal olema peab, kui sa lendad 40 kilti tunnis, siis sul on juba päris head kaadrisagedust vaja ja siis sa pead suutma seda suurt kaadrisagedust nagu töödelda ka kuidagi hästi kiiresti, on ju. Et mis seadmed, kas see on ka nagu AliExpressi kaamera, mis seal peal või peab seal midagi kallimat ja uhkemat olema, mis seda kaadrisagedust nagu toetab ka? See on väga hea küsimus, et seal on paar aspekti, et üks on puhtalt selle võimekuse arendamine, et asjad töötaksid. Aga teine asi, mis on ülioluline, on see, et kui me müüme kaitsejõududele, siis tähendab seda, et me peame suutma ka neid asju tarnida kriisi ja sõjaolukorras. Ja me teame seda, et Hiina on näiteks sanktsioneerinud USA drooniettevõtteid, kes on siis tarninud Taiwani. Ja geopoliitilisest olukorrast lähtuvast me peame, et kõigepealt, et see raamistik luua, me peame arendama neid toodetel, mis on nii-öelda, mille osas on meil tarneahela kindlus. Ehk et AliExpressist väga paljud asjad jäävad kõrvale. Aga tehniliselt... Nagu mõtlema, et kas selline nagu, see tarneahela riskihaldus on nagu riistvara maailmas väga nagu sage nähtus, et seda tehakse
hästi hoolikalt, aga et kas keegi teeb seda huvitavat tarkvara maailmas ka, et noh, et mingisugused sõltuvused, kus me teame, et arendustiim tegelikult on Hiina päritolu, on ju, kes võib siis mingi konflikti ilmnedes lihtsalt kõik versioonid nagu sealt kuskilt avatud repost nagu ära koristada, öelda, et sorry kutid, nüüd töötate selle vana versiooniga edasi või noh, et kas sellist riski ka keegi haldab, et see on päris huvitav? Jaa, see risk kindlasti on olemas, kuigi tarkvara on tavaliselt rohkem rahvusvahelisem, tavaliselt need open source projektid on nii-öelda panustajad on igalt poolt, et füüsiliste toodete puhul sul peab kuskil ikkagi olema mingi tehas. Aga näiteks üks näide on see, et see põhiraadioprotokoll, mida odavad droonid Ukrainas kasutavad, on ELRS, mis siis pärineb tegelikult hobidrooni, rallidrooni operaatoritelt. Ja selle probleem on see, et esiteks see minu arust oli GPL litsents, et sa pead oma lähtekoodi avalikustama, kui sa teed sinna modifikatsioone. Ja teine asi on see, et kuna sul on avalik lähtekood, siis suured lääne liitlased ei ole nõus kasutama sellist asja, sest et seda peamiselt ka panustavad sinna Hiina tootjad. Ehk et see on üks suur turvarisk selles, lähtekood on täiesti nagu saadaval. Ukraina on teinud sinna oma modifikatsioone ja ilmselt teda keegi kohtusse ei hakka kaevama, et ta kasutab seda protokolli täna osa oma droonidel. Aga näiteks kui riskikapitaliga luua ettevõte, siis sa ei ka nii-öelda õiguslikus ruumis ei saa neid asju kasutada. Et raadio puhul on väga konkreetselt, tegelikult see on üks suuri turvariske. Aga jah, tarkvara puhul võib ka osa asju olla, aga üldiselt on need asjad, mis meie nii-öelda valikus on siuksed pigem ka lääne pool arendatud tegelikult. No sa jõudsid sinna, et AliExpressist nüüd juppe ei saa, aga seda kaamera spekki sa meile ikka ei avanud, et võin ikka avada, et põhiliselt on see, et meie nii-öelda võimarendus siis käib, esiteks on kaamera, mis põhiliselt määratleb ära selle maatriksi, mida sa siis saad hakata töötlema masinnägemisega. Ja siis selle kaamera mingisugused omadused ka, et näiteks ülioluline on see, et lahingu olukorras sul peab olema, ütleme nii, sellist demo teha, et sul päikesepaistelisel päeval rohelisel põllul punast autot tuulevaikuses rünnata on väga lihtne teha. Aga et see töötaks kehvades valgustingimustes, kui on mingi udu, sademed, tugev tuul, kõik sellised asjad, et siis on oluline, et see valgustundlikkus on väga oluline. Siis mis on veel oluline on see, et kuidas sa eeltöötled seda pilti võib-olla, et üks asi on see, et operaatorile tunduks pilt hea, aga see pilt, mis on operaatorile hea, on võib-olla masinale hoopis kehv. Et näiteks ei tohi olla masinõppe meetodid on väga tundlikud motion blurrile, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, aga ühesõnaga, et kui sul on see säriaeg pikk, siis sul tekib nagu siuke udu, eks ju. Ja igasugused siuksed väikseid detaile on nagu veel, et mis see tähendab, seda on, me peame endale selle kaamera valima hästi spetsiifiliselt ja tegelikult me oleme juba läinud seda teed, et me osa sellest kaamerast arendame täna juba ise. Et me saavutaksime need, muidugi sensor ja need asjad tulevad nagu off the shelf, aga et me suudaks seda kaamerat juhtida nii, nagu meil vaja on. Nii, siis ütleme, kaamera annab sulle selle maatriksi, siis järgmine küsimus on see, et mida sa sellega teha tahad, et mis on see algoritm, mis seal peal peab siis jooksma, et kas sa tahad a la visuaalselt navigeerida maastikul, et sul on aluskaart laetud drooni peale ja sul on allavaatav kaamera ja siis sa suudad määrata oma asukohta selle kaardi peal näiteks. Või kas sa tahad sihtmärke tuvastada, neid trackida või muid asju, siis vastavalt sellele sa kirjutad tarkvara, mis seda siis suudad teha ja siis kolmas osa on see arvuti, mille peal see jookseb. Ja seal, et see on ka väga-väga oluline, et sul on seda, üks on see, et see arvuti oleks piisavalt suure jõudlusega
ja teine on see, et seda oleks võimalik ka tarnida siis jälle selles kriisi olukorras. Mis teeb selle probleemi nii-öelda lahendamise päris huvitavaks, et ma ütleks, et umbes 70% meie ressurssidest läheb tarkvara peale, 20% läheb siis elektroonika peale, et kaamera ja arvutid töötaksid. Ja siis tegelikult 10%, mida me näeme, et me peame ka tegema, et see autonoomia tegelikult toimiks, on see, et me peame suutma ka seda füüsilist drooni ise siis muuta. Et kogu point on selles, et need võimekused, mida me nende droonide peale paneme, on eksisteerinud juba mõnda aega kallimatel relvasüsteemidel. Et kui sa mõtled näiteks Tomahawk rakett, et see oli juba Vietnami sõjas 70-ndatel suutis kõrguskaardi järgi navigeerida ilma satelliitsideta, eks. Aga see lihtsalt maksis palju. Täna on see, et me paneme need asjad tööle väga odava riistvara peal. Ja ütleme nii, seal on nagu siuke kolmnurk, et ühes otsas on nagu on hind, teises otsas on nagu jõudlikkus ja siis võib-olla kolmandas otsas on nagu võime seda skaleerida. Et sa saad valida ainult kaks sisuliselt või sa pead mingit kompromisse tegema. Ja ma ütleks, et tootestamisel on see võib-olla isegi kõige raskem, et sa teeksid esiteks lahenduse, mis päriselt toimib, täidab täpselt seda eesmärki, mis sul vaja on, aga on piisavalt kuluefektiivne, et sa saaksid seda võimekust nagu palju toota või toota rohkem kui vastane. Ja see teeb selle nagu eraldi veel kompleksseks, et mis ma ütleks on ka see, et võib-olla, et kus meie nagu konkurentsi eelis on, et näiteks Sergei Starshipis, et Starship on teinud ülihead tööd selle kallal, et see autonoomia toimiks neil odava siis riistvara peal. Mis on kergesti kättesaadav. Jah, täpselt. Aga selle saavutamine, et palju lihtsam on seda tööle panna kalli riistvara peal, kus on arvutusvõimsust palju ja ütleme, saad palju paindlikum olla. Et seda päriselt toime panna, et see on raskem kui paljud arvavad ja tegelikult see oli ka raskem kui meie alguses arvasime. No nemad ju alustasid ka nagu enne Jetsonit või nii öelda, et nad pidid nagu väga palju ise leiutama seda, kuidas see siia tööle panna. Et neil oli kindlasti väga suur väljakutse. Kuidas seda tüüpi probleeme lahendataksegi, et nagu praegu võiks ju arvata, et kui sul on vaja see masinõppe tööle saada, et siis sa kõigepealt paned selle tööle sellise võimsa arvuti peal, vaatad, et üldse see probleem lahendub, et sa saad selle mudeli teha ja siis teed kuidagi scale down, et sa nagu suudaks selle kergema riistvara peal ka käima panna. Või sa pead kuidagi alustama hoopis teisest otsast, et hakkad lihtsama probleemiga, aga ikkagi teed kohe seal lihtsama riistvara peal või mis pidi see parem lähenemine on? Pigem on see isegi, et alustada nagu lihtsamast probleemist ja vaadata, et kui hästi sa suudad seda ilma mingisuguse masinõppeta ära lahendada. Sest et see tähendab seda, et sa tegelikult siis hoiad kokku seda arvutusressurssi nende asjade jaoks, kus sul ei ole teist varianti. Ja neid on üllatavalt palju asju, mida saab ilma masinõppeta lahendada. Ja see võimaldab, selline lähenemine võimaldab sul selle sama arvuti peale panna palju rohkem asju, palju rohkem võimekust. Aga kui sa oled need probleemid ära lahendanud, siis on oluline see, et kui sa võtad selle masinõppe lähenemise, et siis kõigepealt esimene oluline töö on ka nagu, ütleme nii, mida siis nagu tehnoloogia valdkonnas võiks öelda siuke toote mõtlemine või toote juhtimine, et tee seda, mida sul nagu kliendil vaja on, aga ära tee nagu rohkem, sest et siis on nagu hind odav. Põhimõtteliselt on sama asi, et ka sõjalise nii-öelda selle lõppkasutajaga me teeme väga palju tööd just, et kui sa küsid, et kas sa, et mis sa tahad, et seal drooni peal oleks, siis sa saad väga palju vastuseid, et mida see droon võiks teha. Aga kui sa süübid sinna, et proovid aru saada, et okei, aga mis su eesmärk lahingus on, et mida see peab tegema, mis on see minimaalne, mida see peab tegema,
siis see on nagu asi, mis on odavam ja kiiresti saavutatavam ja sul see iteratsioonitsükkel läheb lühikesemaks. Ja osa nendest asjadest on masinõppega, osa on nagu ilma masinõppeta. Et noh, kindlasti näiteks see visuaalne navigeerimine, et see robustselt töötaks, siis seal ongi masinõppe lähenemised tihtipeale. Teine asi, mida masinõppe saab sulle lahendada, on see, et ta saab teinekord kompenseerida seda kehvemat mingit sensorit või kehvemat või mürasemaid nagu sisendandmeid. Et see on nagu teine viis, kuidas sa saad sellest odavast riistvarast üle, kui sul on seda arvutusressurssi seal pardal olemas. No lõpuks ikkagi mida konkreetsem probleem, mida kitsam probleem masinõppele anda, seda parema tulemuse sa sealt saad. Et pigem, et sa tükeldad selle probleemi, suure probleemi võimalikult mingiteks kihtideks. Ja siis võib-olla seal on isegi mitu nagu masinõppe mudelit taga, mis siis need üksikuid kihte kõige paremal võimalikul viisil ära lahendavad või üldse ilma masinõppeta, eks. Ja siis loodad, et sealt lõpust tuleb see kõige parem asi välja. Pluss aitab selle testimisega ka, et sa saad ju neid kihte individuaalselt edasi optimeerida ja arendada, et mitte sul ei ole üks suur must kast. Just. Ja ma ütleks, et esimene probleem, mis te õpetate droonile või ongi nagu see, et sa lased ta nii-öelda suvalises punktis üles, tal on sees mingi kaart ja siis nagu püüa aru saada, et kus sa oled. Tegelikult, et suures piiris, ma ei tea, kontinent on teada või riik, aga et nagu, et millise põllu peal või millised metsad, mis järved, jõed, kõik siuksed asjad, et selle pealt tuvastab ära, Just, et jällegi seal on ka, et seda saab lihtsustada, et tavaliselt sa alati tead, kus sa selle üles lased, et selle sa saad juba anda ette droonile ja siis, kui ta hakkab sealt edasi maastikul liikuma, siis see nii-öelda tõenäosuskaart, kus ta asub, muutub palju väiksemaks. Ja sa saad selle läbi nagu optimeerida seda ka arvutusvõimsust, mida ta peab kasutama, et seda ja kõrgus on ju seda, sa saad kuidagi õhurõhu pealt tuvastada, et see on ka siuke asi, mille ja siis vastavalt kõrgusele sa tead, et kui palju sul parasjagu kaamerasse mahub mitu ruutmeetrit või ruutkilomeetrit ja just, täpselt, et tegelikult üks asi, mis ma sellest 3 asjast välja jätsin oli, aga mis on väga oluline ka, on, et see ei toimu kõik ainult masinnägemisega. On võimalik teha ainult masinnägemisega, aga see ei ole alati mõistlik. Et sul on niikuinii seal lennukontrolleri peal on siis olemas gyroskoop ja akseleromeeter, mis annab sulle siis nagu sõiduki poosi ja millega sa suudad siis ka tegelikult mingi aeg nii-öelda suhteliselt navigeerida, et on absoluutne navigeerimine on, et sa saad siis oma koordinaadi kuskil kaardi peal, üles laetud kaardi peal ja siis see suhteline positsioneerimine või siis inglise keeles nagu dead reckoning on see, et kui sul ei ole GPS-i saadet, sa inertsiaalanduriga ikkagi tead, kui palju sa nagu edasi liigud. Need inertsiaalandurid võivad minna väga-väga kalliks, isegi 100,000, mis on mingisugused allveelaevade peal olevad asjad. Aga see, mis meil on selline, see keep maksab, ma arvan, vähem kui 3 eurot selle lennukontrolleri peal. Et ühesõnaga sa võtad mingi viimase teadaoleva asukoha ja siis enda nagu kiirenduse ja kiiruse ja aja ja pealt sa suudad siis tuletada enda selle sihtkoha. Just. Aga selle nagu viga akumuleerub kiiresti. Ja, ilma mõjutused, et mingi tuul või eelkõige tuul vist mõjutab päris oluliselt seda või? Tuul mõjutab jah, just seda inertsiaalandurit, see on üks suurimaid probleeme on tegelikult inertsiaalanduriga, et seal on variant panna õhukiiruse mõõtja peale ja sellega kompenseerida, aga isegi sellega lõpuks ikkagi viga akumuleerub, et seda suhtelist positsioneerimist pika vahemaa peale, seal lihtsalt see viga tuleb üks hetk juurde ja see on ka see põhjus, et miks sa ei saa sellega, miks ta ei ole nii tõhus eraldi nagu vahendina, et see masin nägemine ja need nagu kooskõlas annavad kõige parema tulemuse. Et tegelikult on isegi muid asju, et näiteks kui sa tead osa raadiotel, mis suhtlevad siis selle drooniga, sa saad välja arvutada ka time of flight, et sa tead, kui kaugel maajaam sinust on, et sa saad ka nagu lisa asju sinna juurde fusida, mis kõik annavad sulle natukene lisa.
ma kujutan ette, et see on see põnev probleem, et kui sa tead, et et selle inertsiaalsensori vist oli see nimi ja selle järgi sa oled lennanud näiteks nagu 7 sekundit sinna suunas ja siis selle või mida iganes ja siis selle raadiosignaali järgi tead, et see kõikumine on tulnud nii palju ja siis all on veel pilt on nagu veel mingi 3. ja siis sa pead need kuidagi kokku kombineerima, et kus ma nüüd olen, et see on päris põnev ülesanne kindlasti jah. Jaa, sest et kõikidel nendel tehnoloogiatel on nagu oma eelised, eks ju, et visuaalselt navigeerida, kui sa lendad üle linna näiteks või siukse asustusala, see väga lihtne probleem, sest et sul on nii palju featuure, sul on mingid majad, asjad, aga kui sa lendad näiteks üle veekogu, siis sul ei ole visuaalseid featuure. Või kui sa lendad üle suure põllu, eks ju, ja sa vaatad ainult alla, siis sama asi, et siis ongi see nagu segu sellest, et ühes olukorras on üks lähenemine hea, teises olukorras on teine lähenemine hea ja lõpuks on ka see, et sa saad tegelikult oma teekonda planeerida niimoodi, et sa maksimeerid oma edu sellel navigeerimisel, et sul et kui sa saad minna natukene kaarega, aga sul on neid visuaalseid featuure seal kõrval, siis sa võid ju ka oma ülesannet nagu selliselt planeerida. Lihtsamaks teha natukene. Kas selline vanakooli seade nagu kompass on ka mängus üldse või see on liiga ebatäpne ja liiga lihtsasti häiritav? Absoluutselt on käigus, et ütleme nii, et ilma GPS-ita oma absoluutset nii-öelda kurssi määrata, see on põhimõtteliselt ainuke asi. See list on ühesõnaga veel pikem, et kui palju seal neid sensoreid ja asju peal on. Kuidas te testite seda asja, et lasete hästi palju drooni lendu ja siis nad kaovad metsa ära ja siis lähete otsite neid kuskil kellegi põllu pealt või mis see mudel on mingid simulatsioonid nagu selle jaoks, et sa simuleeridki seda kaamera pilti ja siis testid seda masinaõppe mudelit seal, et jaa, et me kasutame simulaatorit, mida rohkem me saame testida simulaatoris, seda kiirem on see nii-öelda üks arendusvälp ja seda vähem me peame nii-öelda füüsiliselt siis lennutama, mis on esiteks kulukas. Kas on automatiseeritud kuidagi? Et me oleme arenduses harjunud väga automaattestidega, et lased pipeline'i käima ja siis läheb see sinna simulaatori vastu, simulaator paneb mingisuguse videoklipi talle ette ja siis vaatab, mis sealt väljund tuleb, et kust ta arvab ennast olevat. Jah, täpselt nii on või nii saabki teha, et tegelikult enne simulaatorit on kõik traditsioonilised tarkvaratestid, et sul on unit testid ja integratsioonitestid ja need test case'id on ju. Et siis mida sa ei saa seal testida on see kontrollprobleem ja see visuaalseid teste sa saad võib-olla isegi teha mingil määral, aga et see kontrollprobleem ja integratsioonitest, et kõik need asjad nagu kokku sobituvad, siis seda saab simulaatoris teha ja ütleme siis siuke järgmine ja mõned featuurid on nagu täitsa okei seal lihtsalt lõpetada see testimine, et sa ei pea, kõik asjad ei mõjuta, et kuidas sul menüüs mingi asi välja näeb, see ei mõjuta sul, kuidas droon lendab. Aga siis teine testimine, mis me teeme, on siuke pingi peal, et sa testid, et sul elektroonika ja riistvara kõik töötab korrektselt ja ei ole mingisuguseid regressioone või ettenägematuid kõrvalmõjusid. Ja siis tegelikult lõpptest, mis me teeme, on see, et me ikkagi meil on siuke 4-veoline buss, kus sees on 2 kontori kohta, kliimaseade ja Starlink katusel, et me saame terve päeva veeta kuskil põllul vastavalt vajadusele siis, mida meil testida on vaja. Ja ikkagi asjad läbi lennutada, et see annab lõpuks selle kõige olulisema tagasiside. Sest automatiseeritud testpinki veel ei ole mõelnud teha, kus kuvatakse siis ka seda maapinna projektsiooni sinna talle kaamera pildi alla ja simuleeritakse külgtuuli või mingeid muid asju. Sest see sama kontrolli probleem, mis sa rääkisid, et ma kujutangi, et seda on simulaatoris väga raske testida, et kuidas see droon päriselt seal õhus käitub sellel hetkel, kui ma ei tea, tababki lind teda, korraks nagu viskab nagu meetri ühele poole kõrvale ja kuidas ta siis taas saavutab enda nagu selle sihtkoha. Ma ütleks, et seda
et põllu peal testimine on küll kulukas, aga ta ei ole ka nii kulukas. Et seda on nagu võimalik ka teha ja eraldi nagu sisseseadet selle jaoks arendama hakata ei ole olnud praegult veel mõistlik. Ma ütleks, et üks asi, millel on rohkem potentsiaali on see, et nii-öelda seda sim to real inglise keeles on, eks, et see simulaatoris teeb midagi valmis ja vaatad, kuidas siis päris maailmas toimib. Et seda saab ka võtta eraldi sellise inseneritehnilise probleemi lahendamisega, et kuidas seda vahet simulaatori ja pärismaailma vahel siis pidevalt vähendada. Ja võib-olla see, kui ma mainisin seda Zürichi ülikooli paberit, see üks suuri innovatsiooni oligi tegelikult seal toimunud. Ehk et see, kuidas seal seda tehti, oli see, et neil oli drooni kontroll algoritm oli siis stiimulõppel treenitud simulaatoris. Aga sul on alati, et kui sa paned selle mudeli siis päris maailmas tööle, seal on mingi nagu lahknevus, et mis seal tehti näiteks oli see, et sul siis seda simulaatoris treenitud stiimulõppe mudelit pärast peenhäälestati siis päris maailmas, kus sa siis suutsid võib-olla seda neid ground truth'i hinnata siis eraldi lisasensoritega nagu täpsemalt. Ja see andis see tekitas võimaluse, kuidas sa üldse saaksid seda stiimulõpet nagu kasutada päris maailma programmide rakendamisel kuluefektiivselt. Et see on valdkond kindlasti, mis annab meie nii-öelda arenduskiirusele väga palju juurde. Et siin on, nüüd kui sa räägid, see tundub kõik täiesti loogiline, et ma tahaks kohe mingit übertehnilist asja nagu lahendada, aga sama lihtne oleks sinna põllunurga peale mingisugune droonide station panna, kuhu sa laed järgmise mudeli versiooni üles, lased drooni lendu, sa võid isegi kaugel olla, sa ei pea seal samas ju olema, kui sa oled riigis, mis on turvaline ja hea ühendusega ja saad seda automatiseerida, et sa ei pea nagu põhimõtteliselt saab, aga üks asi on ka nagu turvalisus on väga oluline, et need droonid on ikkagi rasked, seal võib olla teisi inimesi ümber ringi. Et seal peab olema korralik kill switch peal siis? See lahendatud on? Ongi kill switchiga lahendatud. Et kui miski muu ei aita, siis saab lihtsalt voolu tagant ära võtta. Mitu kihti seda kill switchi on, et on nagu mitu erinevat raadiosignaali või et mis siis, kui see raadiosignaal ei lähe läbi, kui sa seda nuppu seal klõpsid, mis seda power'i peaks tagant ära võtta? Droonidel on, see on tegelikult juba pikalt lahendatud probleem, et nendel lennukontrolleritel on sellised asjad nagu fail-safe'id. Ehk et ongi, et kui sul kontrollside kaob ära, siis sul võib olla isegi selline kaskaad tegevustest, et kõigepealt võib-olla oota natukene, et äkki tuleb tagasi, siis on, et kui sul on näiteks GPS, et tule tagasi sinna, kuhu sa maandusid, kus sa üles tõusid, või siis näiteks, et ongi, et proovi maanduda mingisuguse siia samma, kus sa asud, või siis on võimalik ka see, et lihtsalt lülita droon täiesti välja. Et neid on õnneks asjad, mida me ei pea nullist arendama hakata, et kogu droonindus on juba enne selle peale mõelnud. Kas see lülita täiesti välja tähendabki, et on variant nii-öelda kukub nagu kivi alla, et nagu kui sa tead, et ta on siukses kohas, kus on turvaline alla kukutada, kui midagi muud lasta teha ja? Põhimõtteliselt küll, jah. Et see on alati nagu parem variant, et kui sa oled siis testpolügoonil, et sa testalal, et kui ta edasi lendab kuskil suunas, et siis sa ei kontrolli seda, et pigem nagu katkime losses ja las kukub seal, kui see on ohutu. Kas teil on nendel droonidel üldse GPS-i sensor on peal ka või antennid või isegi ei ole üldse või te teadlikult ei panegi seda või? Ütleme nii, et see toode, mida me lõppkasutajale müüme, seal GPS-i ei ole, sest et ta ei kasuta ka GPS-i, et see lihtsalt ei ole see saadaval ja siis ei ole mõtet seda sinna peale panna ka. Aga me kasutame GPS-i nagu tootearendusel ja testimisel, mitte selle jaoks, et me kasutame seda GPS-i sisendit kuidagi nagu drooni kontrollimisel, vaid puhtalt, et sa lihtsalt tead, kus see droon asub, et sul on kiiresti võimalik siis, kui ta kuskil ka maha kukub, et sul on võimalik ta kiiresti ära tuua ja kätte saada. Räägi sellest, me sellest tarkvarast nüüd pole nagu väga palju rääkinud, et räägi sellest veel, et millega seda, kuidas seda üldse arendatakse, seal vaevalt see JavaScripti jooksutatakse seal peal või Pythonit või midagi muud, kas kasutate ka neid Jetsoni masinaid või on hoopis mingi teine nagu custom riistvara, kus see siis jookseb?
kuna see jõudlus on oluline, siis tavaliselt need asjad, mis nagu tootesse jõuavad, on pigem siuke C++-is, kus siis on mingid siuke pilditöötlus tavaline ja siis ka need robootika jaoks on need erinevad teegid päris juba arenenud, et sa saad need mudelid, mis sa oled võib-olla isegi Pythonis nagu valmis nagu treeninud, et siis seda tootestada selle piiratud riistvara peale, et seal on eraldi nagu framework'id, mida selle jaoks saab kasutada. Mingid asjad saab teha Pythonis, eriti just prototüüpimise jaoks, et see on nagu mõistlikum teinekord nii teha. Ja selle arvutite osas on ka, et kuna need probleemid, millega me töötame, on nagu erinevad, et osa vajavad palju jõudlust, osa ei vaja nii palju jõudlust, näiteks osa lahendusi on meil ainult CPU peal, et GPU-d ei olegi vaja sinna lisaks. Et siis see kõik sõltub sellest ja meil on ka erinevaid nagu arendusplatvorme arvuti mõttes, mille peale me arendame. Kas lõpptulemusena see on mingi selline modulaarne süsteem, et keegi lahinguväljal valib kuskil ekraani peal terve hunniku checkbox, et mida ma tahan teha, nagu tõk-tõk-tõk-tõk, siis ta ütleb, et võta siit need moodulid, ma ei tea, baas 1 ja FGPU 2 ja siis ühendab need asjad ära ja siis saadab pumm lendu, et seal on juba need mudelid peale, et see on nagu selline Lego, mida sa konstrueerid täpselt nendele vajadustele, mida sa seal saavutada tahad või nendele eesmärkidele, mida su missioon nõuab. Või kuidas see lahendatud on või klient ostab täpselt sellise drooni, nagu ta tahab Lendur AI käest? Et seal tuleb see sama küsimus mängu, et kui sa küsid kliendilt, et kas sa tahad seda modulaarsust ja kas sa tahad kõike seda, muidugi tahan. ma ka tahaks. Aga kas sa tahad ka maksta 3 korda rohkem selle lahenduse eest, siis nagu võib-olla ei taha. Et see lihtsalt see lahing olukorra reaalsus dikteerib selle, et see kuluefektiivsus on kõige olulisem. Ja kõige suurema kuluefektiivsuse saad sellest, kui sa teed väga spetsiifilise lahenduse, mis seda ülesannet väga hästi täidab. Et see on teatavate võimekuste puhul nii, teatud teistsuguste võimekuste puhul see võib-olla ei ole nii, et see tuleb aru saada ka see, et kas see õhusõiduk teeb ainult ühe lennu või ta teeb näiteks 200 lendu, eks. Et sellest olenevalt on ka see kulu ja arvutusvõimsuse eelarve. Kuidas see kohandamine täna siis käib nagu lahinguväidal, et kuskil on mingid tip switchid on, mida ta siis, millega saad mingeid featuure sisse lülitada. Ma ei tea, näiteks sihtmärgi trackimine, et kas sa tahad, et ta kogu aeg lendaks nagu sinna punkti, kukuks sinna alla oma selle laadungiga olekski kõps või et ta seal tuvastab mingi sihtmärgi ja siis üritab nagu natuke trackida seda, et ta saab ka 5 meetri kauguselt sellele asjale pihta nagu. Lühike vastus on jah. Et põhimõtteliselt paned lahinguväljal mingi pinni kokku ja siis ütled, et nüüd on see featuur nagu sisse lülitatud. See ei toimu nagu lahinguväljal, see on ikkagi enne nagu otsustatakse ära. Jah, et üks põhilisi nagu õpikohti mul on olnud ka, sõdur ei taha mingeid featuure või tooteid. Sõdur tahab seda, et tal on võimekus midagi teha. Ja mis see võimekus on siis? Kas see on midagi viia, ma ei tea, 30 kilomeetri kaugusele ja täpselt see sinna lõpuni sihitada. Või see on näiteks teha mingi luurelend 50 kilomeetri kaugusel, et vastavalt sellele võimekusele on ka välja arendatud see lahendus ja see lahendus peab olema piisav. Et see on selline üldine mull, eks, aga põhimõte on jah see, et pigem on need valmis tooted, mida lõppkasutaja teab väga hästi, kuidas see töötab ja kuidas seda kasutada. Ja see nagu tagab ka selle, et selle väljaõpe ja kasutamine lahingolukorras on lihtsam. Et pigem põhimõtteliselt on nii, et kui drooni või ennem kui drooni lendu lased, sa laed sinna sisse kuidagi mingi missiooni, et mine nüüd tee see ülesanne ära ühesõnaga. Jah, või siis sa saad ka seda lennutamise ajal laadida, et jällegi sõltub, et kui sul on näiteks luure, näiteks andmete kogumine, eks ju, sa tahad raadiovaikuses lennata üle mingi piirkonna visuaalset navigeerimist kasutades, siis sa saad programmeerida ette selle teekonna näiteks ja siis kui sa tuleb raadioühendusse tagasi, ta saab sulle
kas siis ütleme, toorandmeid alla laadida pole mõistlik, aga võib-olla anda, kui sul on kiirelt vaja õhus kätte saada mingid esimesed nagu indikatsioonid. Jällegi et kui on ründemissioon, siis ka sõltub, et ikkagi kui minnakse mingit olemasolevat sihtmärki ründama, siis see kõik sõltub selle missiooni nagu ettevalmistusest. Et kui täpselt on teada, et kas on nii-öelda see maja seal kaardi peal või on see, et näed, mine sinna alasse ja seal võib mingi hetk toimuda selline tegevus. Otsi seal seda punast autot. Jah, täpselt. Et ongi, et neid viise on nagu väga erinevaid. Aga see tähendab kõike seda, et on olemas ka mingi selline baasjaam, siis mingisugune oma nagu portaal, kus seda asja siis juhtida ja seadistada saab. Kas kuna see on kaitsetööstus, ma eeldan, et pilveplatvormi seda majutatud ei ole, et see on pigem kuskil uhkes kohvris, mis istub seal polügooni nurgas, paned oma selle drooni sinna USB-ga külge ja siis hakkad sättima neid nuppe ja asju seal. Jah, põhimõtteliselt küll. Et pilve jaoks ei ole vajadust otseselt, et see peab töötama ilma igasuguse nagu välise abita, et jah. Ja üks asi, mis on võib-olla on see, et kuna nende lahenduste puhul on see, et see tarkvara ka kogu aeg uueneb ja läheb paremaks, et siis lõppkasutajal peab olema võimalus seda tarkvara nagu kaugelt uuendada ja see on võib-olla see üks pool, mis on siuke pilvega seotud. Jaa, sest kuidas sa muidu seal kohvris seda asja uuendad. Kõige sellega on nagu hästi suur selline turvarisk ka ju, et sa ei taha, et kuidagi need kohvrid saaksid kompromiteeritud nagu mingilgi viisil, et mis trikke te seal kasutate, signeerite lihtsalt oma seda tarkvara pakke või ma ei tea, nüüd ma lähen nagu väga tundlikule alale, ma saan aru, et sellest võib-olla ei saagi väga palju rääkida. No ütleme, see on ka siuke mõistlikkuse printsiip, et motiveeritud ja vahenditega pahalane suudab väga palju asju teha ja kätte saada. Praktikas on see, et see peab olema piisavalt raske, et seda mitte ette võtta. Ja seda piiri me proovime nii-öelda hästi tabada. Et see on, osa on tarkvaraline, osa on ka riistvaraline tegevus. Kuule, aga hoopis teine suund, et kas need teie droonid, kas nad lendavad akutoitel või et kui need pikemad missioonid, et kas see on ka mingi teie jaoks mure või teema või et kuidas see nii-öelda jõuallikas seal toimib? See otseselt ei puuduta meid, kui elektritoit on saadaval. Et vahel, mida inimesed küsivad, on see, et kas see arvuti tarbib väga palju voolu, et on vaja nagu lisavooluallikat, esimene imestus, mis inimestel tavaliselt on, et kui nad selle drooni kätte võtavad ja saavad aru, et kui raske see tegelikult on, et 99% sellest voolust läheb selle platvormi üleval hoidmisele. Aga üldiselt jah, see siis ma ei teagi, mis eesti keeles seda on, propulsion süsteem ei ole väga oluline nagu selle elektroonika toimimiseks. Umbes mitmest kilost me räägime siis? See jälle sõltub, et kas see droon läheb 10 kilomeetri kaugusele või 1000 kilomeetri kaugusele, et see meie oma võimekus, millele me keskendume praegu, et see suudab minna 30 kilomeetri kaugusele ja selle nii-öelda ütleme, mida rohkem kaalu seda lähemale, ütleme, seda vähem kaugust tal on, aga siuke 1 kilo lisa lastiga see suudab 25 kilomeetri kaugusele lennata. Palju tal seda oma kaalu on, ma mõtlen, kas me räägime siin nagu 5 või 15 kilost nagu, et 5. Selle konkreetse platvormi puhul. Ja need teie droonid täna reaalselt Ukrainas toimivad, teevad mingeid ülesandeid, täidavad ka või mis see seis teil on, et kaugel see arendus on? Jah.
me alustasime sellest, et tegelikult kui Lendurai alguse sai, me läksime Eesti Kaitseliidu Kaitseväe juurde ja küsisime, et näed, meil on sellised oskused, et mida me teha saame, et olla kasulikud. Ja siis väga kiiresti me saime tegelikult kontakti inimestega, kes olid Ukrainas käinud ja siis ka tegelikult Ukrainas nende lõppkasutajatega otse. Ja meie nii-öelda tootearendus ongi selline, et väga palju asju, kaitsetööstuses räägitakse, et see innovatsioonitsükkel on sul mõni nädal ainult ja siis see tehnoloogia vananeb ja nii, et see on, mõnes mõttes on see õige ja mõnes mõttes see ei ole ka alati nii. Et näiteks raadiolahendused tõesti aeguvad väga kiiresti, sest et sul vahetatakse neid kanaleid, vahetatakse antenne, protokolle, kõiki asju ja seal on vaja nagu pidevalt nagu uuendada. Ja seal seda siit teha ei ole võimalik lihtsalt, sa pead olema seal lõppkasutaja lähedal. Aga neid autonoomia lahendusi, see töötab samamoodi siin, nagu ta töötab seal mingis mõttes. Aga nii-öelda selle täisintegratsiooni testimine on kindlasti väga oluline just selle tootestamise poolest, et kas see koos kõikide nende teiste süsteemidega ka siis töötab. Sest et kui me müüme seda toodet, siis ei ole oluline, et ainult nii-öelda see algoritm oleks nagu korrektne, vaid et ka voolulahendused töötaksid, see füüsiliselt oleks hästi vastupidav ja kõik see. Seda tuleb kindlasti, kõige parem test on siis päriselt tegelikult lahingtest ja neid me oleme ka teinud. Väga põnev valdkond. Siim, kuhu Lendurai edasi läheb? Kas tiim kasvab veel nüüd 20-200 peale? Tuleb suur tootmisüksus Eestisse või mida see tarkvaraliselt tähendab? Kas arendus kasvab või pigem tootmine kasvab? Et see on ka huvitav. Mida me oleme nagu aru saanud selle tohutult pika 2 aasta jooksul on see, et see innovatsioon on olnud väga kiire ja selle areng, et ei ole mingit platood, kuhu see on jõudmas. Ma ütleks vastupidi, see on veel rohkem hoogustumas, kui sõjaaktiivne faas nagu edasi käib. Sest et kaitsevaldkonda on tulnud rohkem kapitali, rohkem talenti, rohkem huvi. Institutsioonid on aru saanud, et mehitamata süsteemid on jäädavalt muutnud seda, kuidas kaitsevõimet saavutatakse. Ja mida me oleme ise aru saanud on see, et see on väga dünaamiline keskkond, aga seda sellist tippautonoomia ja tarkvara võimekust, et isegi selle väga väheste ressurssidega, mis me oleme täna teinud, me teame, et me oleme oma nii-öelda selle lahendusega, mis meil on, me oleme selline kategooria liider enam-vähem, et me oleme proovinud nagu võrrelda teistega. Aga seda sügavust on seal väga palju ja meil on väga palju huvi just teistelt droonitootjatelt ja ka võib-olla traditsioonilistelt kaitsetööstuse ettevõtetelt. Et meie nagu strateegia on alati olnud see, et tee vähemalt üks asi väga hästi ära, sest et siis see on päriselt mingi mõju ka lahinguväljal. Ja seda me oleme suutnud teha. Ja see on toonud meile selle, et meil on väga palju huvitavaid koostöösid siis teiste nii-öelda väga heade drooni ja isegi muude õhuvahendite arendajatega. Ja seal me kindlasti jätkame enda siis selle sügavuse ehitamisega. Et see väga palju on tarkvara poolel, väga palju on masinõppe, masinnägemise, tehisintellekti poolel, mida me hakkame nüüd lisaks looma nendele asjadele, mida me oleme loonud. Aga kindlasti ka tootestamise poolest, et me teame, et me ei saa arendada ilma selleta, et me päriselt oleks mingi füüsiline toode, sest et muidu see muutub nii abstraktseks ja see arenduskiirus ei ole nii suur. Ja tootmise poolest on alati nii, et Ukraina näitel on väga hästi sellest aru saada, et neid tiime, kes suudavad mingi ühe demo teha ja võib-olla see demo isegi on päris nagu hea. Aga äkki ta on sellise riistvara puhul, mida sul ei ole võimalik rohkem kui 100 tükki osta või et sul puudub selle nagu tootmisvõimekus, et see on ka asi, tulles ise nagu kommertstaustaga Starshipis, Boltis, et
et sa võid teha nagu hea asja, mis töötab, aga kui sa ei suuda seda toota, et noh, me läheme kas või Ukraina klientide juurde, ütleme, et teeme demo, nüüd ütlevad väga lahe, me tahame, et kui me ütleme teile 1000 homme 1000 eile pigem on ju, ja mitte 1000, vaid 10 000. Ja siis, kui sa ütled, noh, et jah, et 6 kuu pärast me saame esimesed 1000 tükki nagu tarnida, siis on nagu sorry, et meil nagu tulge tagasi, kui teil nagu need 1000 tükki valmis on, et kui sa küsisid selle tootmise kohta, siis see teeb selle nagu toote arendamise veel keerulisemaks, sest sa pead olema suutma ka seda väga kiirelt tarnida. Mitte sellepärast, et see on mingi abstraktne nii-öelda tingimus, vaid et noh, Ukraina peab täna võitlema ja neil ei ole, kui neil on vaja nagu vahendeid järgmine kuu ja ülejärgmine kuu ja kui sa ei suuda seal relevantne olla, siis noh, nemad peavad ka oma aega prioritiseerima ja pole mõtet suga pikalt arutada. Et selles suhtes plaan on nii-öelda mõlemat edasi arendada. Siim, siia lõppu veel, noh, sina ise Bolti taustaga, kas Bolt, Uber, Amazon ei ole tulnud selle jutuga, et kuulge, et me tahaks nüüd pakke või toitu kohale viia. Kui sa ka enne ütlesid, et linnas justkui see navigeerimine on nagu lihtsam. Noh, et miks et see nägemise komponent on väga oluline just sellises olukorras, kui ma tahan, et see toit jõuaks minu trepile, eks ole, et seda ainuüksi GPS-iga ära ei tee. Ja teil on see nägemise komponent juba ka nagu seal juures. No täpselt, et me määratleme ennast nagu, me oleme kahese kasutusega tehnoloogia, aga kaitsesektori esimesena. Sest et see on, et me oleme missioonipõhine ettevõte. Aga kui sul on lahendus, mis on robustne erinevatele ilmastikutingimustele, keskkonnatingimustele, mida on odav toota? Ma ei tea, kas ma vihmas tahan enda seda toitu saada selle drooni all koti sees rippumas. No võib-olla mitte, aga tähendab, see on väga selgelt, mida me näeme, et see ei ole ainult nagu sõjandus või kaitsetööstus, kus mehitamata süsteemid on nagu arenenud, et üks hetk, keegi ütles mulle seda, ma ei ole seda valideerinud, aga tundub loogiline, et üks hetk oli Eesti kõige suurem droonide kasutaja Keskkonnaamet. Sest et muidu sa pead inspekteerima mingisuguseid kohti 2 tundi läbi metsa matkama, versus sa lased drooni üles, lähed sinna ja tuled tagasi. Või näiteks päästeteenistus samamoodi, tuleb mingit alavaatlust teha või kas või sisejulgeolek, et piiri vaadelda, et täna reaalsus on see, et terve piir GPS ei tööta ja sul ei ole võimalik, enamik droone töötavad GPS-iga. Ehk et meie avalikud teenused on üha rohkem ja rohkem sõltuvuses droonidest, sest et see hoiab raha kokku, see võimaldab rohkem teenust pakkuda vähemate ressurssidega. Aga mitte alati. See on ka, et kui sa räägid siin nagu sellest piiri jälgimisest ja sellisest rasketest oludest, siis nad kasutavad seal droone täpselt sellepärast, et inimesel on seal kas A ohtlik või B väga raske sinna ligi saada. Mina rääkisin, see oli mõnda aega tagasi ühe teedeehitajaga, teedeehitusettevõtte siis CTO-ga, kes siis tõi nagu välja selle, et väga muidugi kasutaks drooni nagu, et jälgida iga hommik nagu, kuidas see progress on ja kuhu hunnikusse on killustikku juurde vaja. Aga see täna odavam ja lihtsam on inimene sinna saata. Et kui seda drooniga siis välja ehitada seda võimekust selle probleemi lahendamiseks, aga ma näen ka seda, et üks nagu lendurai eesmärki on seda kõike seda võimekust nagu seda hinda alla tuua, eks ole. Et mida rohkem see tehnoloogia areneb, mida rohkem tegelikult me tegeleme ja uurime ka seda valdkonda, seda rohkem see hind tuleb alla. Ja seda tõenäolisemaks muutub, et ka nemad saavad üks hetk oma siis ehitusobjekti inspekteerida nagu hõlpsamalt selle drooniga. Või siis, et see kuller saab mulle siis trepi peale tuua mu burgeri niimoodi, et see ei maandu mu katus kogemata. See on tegelikult õige, et kindlasti droon ei ole parim asi kõikide asjade jaoks. Aga näiteks see, kuidas kõik linna teenistused teevad järelevalvet näiteks ehitusprojektidel, et sa pead vaatama, kas ehitaja päriselt ehitab nende piiride sees, kus ta peab ehitama.
ja kõiki neid asju, et pigem on see, et me täna võib-olla lihtsalt ei tee isegi neid ülevaatusi või inspektsioone, sest et see ei ole nende ressurssidega teostatav. Et mitte, et sa isegi ei hoiad raha kokku, vaid lihtsalt ei toimu seda. Et siis see muutub nagu võimalikuks ja see on, ütleme nii, kulupool kindlasti tuleb alla üks hetk, aga seal on ka muid aspekte, et noh, praeguses olukorras, kui me mõtleme, et meil on hübriidrünnakud üle piiri meie poole ja kui nüüd hakkavad droonid inspekteerima siin igasuguseid infrastruktuuriprojekte, siis et see kunagi ei tea, ei ole kõige parem ajastus. Just. Noh, et kõik siuksed asjad, aga noh, see fundamentaalne äriloogika jääb, et kui sul on vaja seirata mingit piirkondi, teostada järelevalvet, teostada vaatlust, ka viia mingisuguseid asju, see kõik jääb ja kui sõltuvus sellest valdkonnas kasvab ja GPS on häiritud, et kas me siis paneme kõik need teenused kinni? Ei pane, ei taha panna, et see tehnoloogia kasutuselevõtt peab olema selline, et see on ka robustne erinevatele kriisiolukordadele ja erinevatele julgeolekuolukordadele. Ja, see on väga kihvt, väga ootan siis seda esimest Lendurai drooni enda trepi peale maandumas. Kuna see jõuab... Loodetamasti mitte seda drooni, mida me praegu teeme. Ja, olen ka, et mitte seda drooni, et seal on ikkagi vähe sõbralikum laadung on kaasas, et aga aitäh Siim tulemast Algorütmi, et väga põnev vestlus oli, väga põneva asjaga tegelete, see missiooni tunne paistab ja kõlab igast su lausest välja, et seda on kihvt näha. Aitäh ka Eerikule, aitäh meie kuulajatele, minge meie Discordi, saatke meile teemasid ja soovitusi ka külaliste osas, kelle kohta te tahaksite veel ja veel kuulda. Järgmine nädal me räägime siis jälle AI-st paraku AI rakendamisest siis teenusettevõttes, et räägime kuidas siis Nortalis AI juurutamine on läinud ja mis väljakutsed seal ja sellega kaasnevad. Ja sealt edasi me vist räägime AI kiipidest ja sellest, kuidas siis seal transistorite devalveerumise tõttu võivad ka tulemused muutuda ja mõjutatud olla. Et see on ka selline väga tehniline, süvatehniline teema võib lausa öelda. Aga seniks jääme kuulmiseni uuel nädalal. Aitäh kuulamast!